armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesus Kristusele. Loen jutluse aluseks kirjakoha, mis on kirjutatud meie kiriku seinale ülestõusnud Issandat kujutava maali alla. Ja need on Jeesuse sõnad Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmist. Jeesus ütles talle: mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. Aamen. Enne, kui tohtisin siia kantslisse tulla ja Jeesuse sõnad teile ette lugeda, pidin ma andma lubaduse, et kuulutan ainult seda, mida Jumala sõna ütleb. Juba ametivandes olen seda pidanud kinnitama. Ja seda on Issand ikka sõna kuulutajatelt oodanud. Näiteks Moosesele ütles Issand: sina räägi kõik, mida ma sind käsken. Ja prohvet Jeremiale ütles Issand: mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida mina sind käsin. Ära kohku nende ees, et mina sind nende ees ei peaks kohutama. Ja ei ole need nõudmised ka tänapäeval teistsugused. Kord, kui Moabi kuningas tahtis, et Baalak neaks ära Iisraeli rahva, ilmus Jumal öösel Bileamile. Kuningas Baalak tahtis, et Bileam neaks ära Iisraeli rahva, siis Jumal ilmus Bileamile ja ütles: tee ainult seda, mida ma sulle ütlen. Siis Bileam läks ja hoopis õnnistas rahvast. Inimlikult oleks tal võinud olla palju põhjust vastu tulla kuningas Baalakile, kes oli toonud ohvri, oli teinud omalt poolt kõik, et Iisraeli rahvas, kes talle lähenes, ei saaks edasi tulla. Ja kannatlikult andis kuningas Baalak uue võimaluse Bileamile ja veel uue võimaluse, aga ta ikka tegi ainult seda, mida Issand ütles, ja ta õnnistas seda rahvast. Juba kaastundest kuninga vastu tahaks teda kuidagi aidata. Pealegi, kas peab see Iisraeli rahvas just siia tulema? Nii on inimliku loogika, õiglustunde, isegi kaastunde põhjal väga kerge asuda Jumala sõna, kui mitte ümber pöörama, siis vähemalt pehmendama või arusaadavamaks, mõistetavamaks tõlgendama. Aga ei. Bileam tegi tõesti ainult seda, mida Issand ütles. Ja ta õnnistas Iisraeli rahvast. Bileam oleks võinud ju karta ka Baalaki viha. Hirm oma elu pärast siiski ei kõigutanud teda Jumala sõnast eemale. Ja kui ma lugesin täna Jeesuse sõnad: mina olen tee, tõde ja elu, ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu, siis ma pean esmalt küsima iseendalt, kas asjad on tõesti nii, nagu sõna ütleb. Või kardan ma, et äkki peavad kuulajad neid sõnu liialduseks või liiga karmilt öelduks. Ja kas ei või juhtuda nõnda, et ma püüan näidata iseennast mingis paremas valguses, kuulaja suhtes sõbralikumana, meeldivamana, või on Jeesus ikka tõesti ainus tee Jumala juurde ja mitte keegi ei saa sinna teisiti kui tema kaudu. Eksimused, mis Jumala sõna tühjaks teevad, on pealt näha imepisikene. Kord andis Jumal korralduse Moosesele, et ta lööks kepiga vastu kaljut ja kaljust tuli vesi välja. Järgmisel korral ütles Jumal Moosesele, et ütle sellele kaljule. Aga tema läks ikka ja lõi, nagu eelmiselgi korral. Ja jälle tuli vesi kaljust välja. Mis sellest siis halba saab olla? Janu sai ju kustutatud. Aga siis ütleb Jumal, et kuule Mooses, et sa seda tegid, ei saa sa minna tõotatud maale. Vaatad ainult eemalt. Kuigi neile, kelle janu sai kustutatud, võis olla üsna ükskõik, mismoodi see vesi kaljust kätte saadi, oli Moosese usk Jumala sõnasse avaliku arvamuse surve all kõikuma löönud. Aga nii ei saa minna tõotatud maale. Pealtnäha tühised eksimused reedavad tegelikult tõsiseid puudujääke meie sees, meie südames, meie usuelus.
Täna on Tartu Pauluse kiriku esmapühitsemise 104. aastapäev. See oli toona keeruline aeg. 3 nädalat, 3 päeva enne oktoobripöörde algust Peterburis. Selja taha oli saamas Esimene maailmasõda. Pauluse kirikut ehitati samal ajal, kui rinne Riia poolt lähenes. Ja oli küll neid, kes inimliku tarkuse välja ütlesid, praegu ei ole mõtet. Praegu ei ole sobiv aeg. Kui miski üldse võiks olla arukas ja loogiline, oleks see olnud nõuanne ehitusega pisut oodata, mitte jätta kallist materjali sõjaroaks. Aga pärast tunnistas ka kogudusõpetaja Arnold Haabik, et kui just sel hetkel poleks ehitusega alustatud, kui just siis ei oleks sel keerulisel ajal pühakoda kerkinud, ei oleks hiljem enam üldse saanud seda teha. Inflatsioon sõi säästud ja Pauluse kiriku võlad. Aeg enne ja pärast ilmasõda olid niivõrd erinevad, et suurejoonelised ehitustööd tuli pärast unustada. Kes oleks võinud arvata, et just sõja ajal keset leivapuudust on parim aeg ehitada kirikut. Isegi parem aeg kui järgnenud rahuaeg. Aga Jumal oli pannud paljudele südamesse selle igatsuse pühakoda kohe-kohe valmis saada, mitte hetkegi kaotsi lasta ega oodata. Ja see oli ainult üks südamesse pandud kutse, mis tuli veel palves läbi katsuda. Aga see, mida täna lugesin, on otse Jeesuse suust ja Piibliraamatus mustvalgelt kirjas. Ei tohiks siis ju olla kahtepidi mõtlemist. Või kui on, siis tuleb otsustada, kelle sõna järgi me elame. Jumala sõna või oma mõtete ja oma mugavuse ja eneseõigustuse järgi. Jeesuse sõnad, ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu, on sageli tekitanud küsimusi. Kas tõesti? Kas nuhtleb Jumal inimesi ainult sellepärast, et nad on sündinud keskkonda, kus kristlus pole kuigi levinud? Raske on vastata jaatavalt, sest kiusaja seab kahtluse alla meie kaastunde ja ligimese armastuse. Kas sa tõesti tahad öelda, et need miljonid inimesed, kes Jeesust ei tunne, kõik hukka lähevad? Aga mis siis, kui Jeesusel ongi õigus, kes saab Jumalat keelata? Siis sunnib seesama ligimese armastus mind neile appi ruttama. Siis paneb kaastunne mind päästesõnumit kuulutama. Aga ei, mugav inimene oskab oma südametunnistuse täielikult maha rahustada ja öelda, et kui mina jätan oma ülesande täitmata, no vaevalt siis Jumal seda kellelegi pahaks paneb, ammugi mitte neile, kellele ma kuulutamata jätsin. No muidugi on Jumalal õigus teha, mida ta tahab. Ta on kindlasti vägev minema alla surmavalda ja kuulutama evangeeliumi seal. Aga kui meie selle peale loodame, siis oleme nagu see mees tähendamissõnas talentidest, kes ütles, et jah, ma teadsin, et sa oled vägev, isand, ja lõikad sealt, kuhu sa pole külvanud, ja ma peitsin siis talendi higirätikusse. Ja see oli kõik õige, mis ta ütles, aga oma südames pööras ta Jumala sõna pahupidi, nimetas ligimese armastuseks oma laiskust, ega uskunud tegelikult, et Jumal võib tõesti olla vali. Tähendamissõnas talentidest kasutati Jumala ande erinevalt. Täna tasub meenutada, et ka rõõmusõnum Jeesusest Kristusest on meile Jumala and. Me pole ise seda endale võtnud, see on meile kuulutatud, see on meile antud. Kuidas me seda nüüd kasutame? Täna tõuseb meie silme ette pilt Kristusest, kellel on käsi tõstetud üles meelde tuletama neid sõnu. Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Iga kord, kui me nüüd kiriku uksest välja läheme, võtame need sõnad kaasa. Selle teadmisega läheme ka nende keskele, kes on teel hukatuse poole. Paar päeva tagasi vestlesin ma ühe usuteaduse üliõpilasega. Ma ütlesin, et tänapäeval ei saa küll keegi ennast Jumala ees välja vabandada sellega, et ma ei teadnud. Vähemalt Eesti on kaetud kirikutega, kõik näevad ja teavad seda. Piiblit on trükitud nii, et igaühele jätkub.
kõigi jaoks, kelle südames on igatsus Jumala järgi, kõik võimalused on avatud ja kui siis keegi peaks veel võrdsusest ilma jääma, siis küll ainult sellepärast, et ta pole tahtnud. Aga minu vestluskaaslane täpsustas. Jah, nad näevad küll, aga usk tuleb jätkuvalt kuuldust. Kas seda sõnumit on neile ka kuulutatud? Ja see oli koputus minu südametunnistusena. Enne kui läheme kuulutama, tuleb veel küsida, kas oleme valmis kõnelema seda, mida Jumala sõna ütleb. Või tundub see inimmõistusele kuidagi liiga vali, liiga arusaamatu või vastuvõetamatu? Jeesus on teel. Me kõik oleme teel. Apostel Johannes ütleb, et maailm on teel kaduvuse poole. Siiski kusagil on olemas ka see tee, mis viib õndsusesse, Jumala juurde, lahutamatusse, osadusse ja rõõmu. Ja täna kuulsime, Jeesus ütleb, mina olen see tee. Minu läbi, minu kaudu, olles ühenduses Jeesusega, leiame ühenduse kõigeväelise loojaga, ainult Jeesuse kaudu. Ja ta ütleb veel, mina olen tõde. Mõni ütleb, et tõde pole olemas, aga vahel tuleb tõde otsida. Tõde pole olemas, ütlevad need, ei ütle need, kes on kogu maailma läbi uurinud ja kõike teavad, vaid seda ütlevad need, kes ei soovi kohtuda tõega. Vastus pole olemas, väldib vastamist järgmisele küsimusele, kus on tõde ja miks sa pole teda kuulanud? Aga kui pole tõde olemas, ei saa seda ka kuulata. Ja ometi Jeesus kõneleb oma sõna kaudu, aga kõneleb ka otse meie südamesse. Siin peab jälle kuulaja hoogu pidama ja endale paar tõsist küsimust esitama, sest mitte mina, vaid ikka Jeesus on tõde. Niipea kui tõe kuulutaja haarab tõe enda kätte, võib see muutuda relvaks. Kui palmikuude päeval laotas rahvas riided Jeesuse jalge ette, siis nendele riietele astus mitte Jeesuse, vaid eesli jalg. Jeesus istus ju eesli seljas. Kes aga ennast sellisel hetkel millekski arvab, ilmselt ongi eesel. Tõde on jätkuvalt Jeesuses. Ükskõik kui püha ka poleks see ülesanne, mida tuleb sõna kuulutajal täita, vastasel juhul võime saada üksteisele nuhtluseks ka tõde kuulutades. Jeesuse üles tõstetud käsi hoiatab meid, nagu ta hoiatas oma jüngreid viimasel Vaasa sööma ajal ja nagu ta hoiatas Peetrust, ka kõige usklikum ja kõige püham inimene elab jätkuvalt Jumala armust ja püsib vaid seni, kuni hoiab oma pilgu Jeesusel. Keegi pole iseeneses nii tugev, et ta ei langeks. Ja kolmandaks ütleb Jeesus, mina olen elu. Maalil, mille täna avame, on Jeesuse kosad käsi sirutatud avali vaatajad poole. Me näeme seal naela jälge ja sellestki särab vastu valgus. Surm on võidetud, ta elab. Kristuse ülestõusmine on mitte lihtsalt parim lohutus, vaid ainus lohutus, mis ületab surma piiri. Kui Jeesus ütleb, et ta on elu, siis ta ei pea silmas ainult neid aastaid, mida meile siin ajalikus maailmas kingitakse, vaid igavest elu, millesse meid juba nüüd ristimises sünnitatakse ja mis kestab üle aja ja ruumi ega kao. Johannese evangeeliumi alguses viidatakse loomisele, kui öeldakse, et alguses oli sõna. Ja veel öeldakse, et temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Niisiis, elu oli olemas enne kui loomine. Valgus enne kui selle paistmine. Aga täna piisab meile sellestki, kui öeldakse, elu on olemas. Tõeline elu on alles ees. Üks anekdoot räägib 2 lootest ema ihus, arutavad omavahel, ei tea, kas väljaspool kah elu on. Jõuavad üsna loogilisele järeldusele, ilmselt mitte, sest seni pole keegi veel tagasi tulnud. Kirikud on ehitatud selleks, et kuulutada rõõmusõnumi. Tõeline elu on päriselt olemas.
surmal ei olegi öelda viimsat sõna ja me võime olla sinna poole teel, kes soovib, võib kaasa tulla. Seesama Jeesus, kes maali üles tõstetud käega meid õpetab, hoiatab ja manitseb, teise käega trööstib, lohutab, kutsub, õnnistab, tõstab meid elule. Tema, kes andis meie eest oma elu, annab meile elu. Erinevaid teid on küll palju, iga tee viib kuhugi, aga kõik teed ei vii igavesse ellu. Sinna viib Jeesus. Kui oleks peale tema veel kusagil mingi tee, mis viiks elava Jumala juurde, ei oleks olnud Jeesuse tarvis siia maailma sündida ega kannatada. Siis oleks ta võinud vastu võtta kreeklaste lahke pakkumise minna ja õpetada kusagil mujal mõnes turvalisemas paigas. Kui oleks olnud mingigi võimalus õndsaks saada ilma Jeesuseta, ei oleks ta pidanud midagi tegema. Aga et ta teadis, mis on tema ülesanne ja et see on inimkonna ainus pääsemise võimalus, siis ta oli valmis andma kõik. Ainult sellepärast oli tal vaja võtta enda peale kogu maailma patt ja kanda see Golgatale ning läbi valu ja surma murda läbi müürist, kus enne veel ühtegi pragu ees ei olnud. Täna võime tunnistada, et jah, Jeesus on tõesti ainus tee Jumala juurde. Temas on tõde ja temas on elu. Ja tema on tee, mis meid ka pärane viib. Aamen. Kogudusele on teatada, et lõppenud nädala jooksul on ristitud 1-aastane Armand Prosper, 12-aastane Kenneth Reili, 6-aastane Adriane Saar ja 5-aastane Nigol Stassi Kiimer. Pühasse abiellu on astunud ning laulatatud Heiki Tamm ja Merje Müürsepp. Ning surma läbi on lahkunud ning on maetud Aarne Säre 80 aasta vanuses, Vaike Kõrva 97 aasta vanuses, Hinge Sillari 83 aasta vanuses, Liia Soo 89 aasta vanuses, August Kelk 79 aasta vanuses, Jutta Viht 91 aasta vanuses, Valdeko Kirotmaa 67 aasta vanuses, Aare Kirotmaa 70 aasta vanuses, Elvi Männimets 90 aasta vanuses ja Lehte Lääniste 95 aasta vanuses. Kui me mõtleme ka nendele, kes juba varem on meie keskelt kutsutud, me mälestame Peep Kasearu, kes sündis 1. detsembril 1964. aastal ja siit ajast igavikku kutsuti 3. oktoobril
1999. aastal 35 aasta vanusega. Täna tema 22. surma aastapäeval mälestavad teda lesk, lapsed, lapselapsed ja teised sugulased. Ja kõigi lahkunute peale mõeldes me tõuseme ja palvetame. Issand, sina oled elu andja, aga sina oled ka see, kes annab meile igavese elu. Lase nüüd puhata rahus kõigil, keda nimetasime. Lase neil osa saada sinu tõotuste täitumisest. Lase neil pärida see taevane rõõm, kuhu meiegi kord igatseme jõuda. Tröösti siis kõiki, kes maha on jäänud ja leinavad. Kinnita meie usku. Liida meid kokku oma nimes, et võiksime kord valgest valgesse sind näha, kiita ja austada koos kõigi oma armsatega. Aamen. Ja lahkunute mälestuseks, leinavate südamete kinnituseks laulame laulust 169 3. salmi, mis tunneb hind, kui silmad saavad näha, mis ükski silm siin pole näinud veel. Ja Jeesus ütleb, mina elan ja teie saate ka elada. Aamen. Kogudusele on teatada, et Jumal lubab ja elame ikka igal pühapäeval algusega kell 10 on siin kirikus jumalateenistus. Homme kell 6 on leeritund, veel on võimalik liikuda. Kolmapäeval kell 5 on piiblitund, kõik on oodatud. Neljapäeval kell 5:30 tesee palvus ja kell 7 noorteõhtu. Laupäeval kell 11 on pühapäevakooli tunnid, kell 10 lastekooli proov laupäeval. Tuleval pühapäeval on lõikustanud pühapäeval. Suur tänu kammerkoorile, kes on täna kaasa teeninud, organist Anna Humalale, koorijuht Katrin Allerile, trompetimängija Lauri Kalvikule ja kõigile teistele, kes ühel ja teisel moel täna kaasa on teeninud ja oma osa andnud. Suur tänu ka kõigile, kes oma ohvrianni annavad palvelaulu ajal, on võimalik see kokku panna. Jumalal on hea meel rõõmsast andjast. Meil on hea meel, et kunstikaapa Pukk on täna meie keskel. Kui jumalateenistus lõpeb, avame 2 maali. Meie kiriku hoone sünnipäeval, aga ka Alkotuki sünnipäeval, tema enda sünnipäeval. Nii on see sattunud kokku. Jumal õnnistagu sind. Oleme kaua oodanud, mis võiks olla selles palvepaigas. Kiriku uksed on iga päev avatud. Inimesed peatuvad siin, palvetavad, mõni süütab küünlab. Üks ja teine pilt oleme proovinud, nagu ei olnud seda õiget. Nii on see küsimus kaua aega küpsenud, kuni küllaltki spontaanselt sai esitatud Jooli poolt ja Apole tundus, et ta on seda küsimust justkui oodanud. Nüüd on see kätte jõudnud, selle töö, pika töö vili, kui jumalateenistus lõpeb. Ei pea kohe kuhugi kiirustama, saame oma koha peal ringi pöörata ja
ja näha. Teatada on veel nii palju, et 2. novembril algab leinagrupi töö meie koguduses. See on täiesti tasuta ja avatud kõigile, sõltumata sellest, kas on inimesed koguduse liikmed või mitte. Kelle südames on leib, mida üksi on raske kanda, on võimalik sellises turvalises keskkonnas kokku saada. Lähem info on voldikutes olemas. Täna on laual ka kuukiri, seal on teated koguduse elu kohta, aga ka pikem intervjuu kunstnikuga. Ja rahva Jumal ise pühitsegu meid läbi ja läbi, et kõik, mis meil on, vaim, hing ja ihu, saaksid hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tagasi tulemiseni. Aamen.
Kiitetty kolmain Jumal, Isä, Poika ja Pyhä Vaim. Me ylendame sinu püha nime, et sa meile oma otsaks tegema armu õpetuse oled andnud ja seda meelt ka selles pühakojas, mis 104 aastat sinu varju on läbi erinevate aegade püsinud, lõhutud ja üles rikkutud ja täna kaunina seisab ja veel rikkalikumaks saab meil õnnistigi Jeesuse armu tegudele suunavate piltidega rikastada. See on sinu armuline tahtmine, et sinu sõna edaspidigi siin alati elaks ja meid juhataks ja kinnitaks. Issand Jumal, me täname sind. mis on saanud kogudusele koduks ja paigaks, kus kogeda sinu õnnistust ja lähedust, kus osa saada elusõnast ja sakramentides, kuhu saame tunna, et maha panna kõik see, mis meid koormab ja vaevab, mis seisab meie ja sinu vahel, Issand. Issand, õnnista kõiki, kes siia sisse astuvad. Õnnista neid, kes tulevad pühale õhtu sööma ajale. Või kes siit üheskoos alustavad ühist eluteed. Ole suurte ja väikeste lähedal, kes saavad osa ristimise sakramendist. Ning luba, et see koda võiks olla sinu aukiinikuse ja valguse, aga ka arvu ja alastuse ja õnnistuse paigaks meile kõigile. Issand, kuule meid. Suur Jumal, sinu armulise ja vägeva varju pooleks anname oma maa ja rahva, valitsuse ja kõik, kes seisavad rahva teenistuses. Vala oma vaimu välja oma kiriku üle ja edenda tema kasvamist ja lerimist. Aita, et ka need, kes alles imeduses käivad, tuleksid ligi ja koos meiega sinu valgusest ja õnnistusest rõõmustaksid. Anna, et meid ei leitaks ükskord nende hulgas, kellele sinu arma oma asjata pakutud. Kaota meie elust kõik, mis on kõlvatud ja sinu tahte vastu, ning aita meid igal ajal sind pühas elus teenida, nii sinu kojas kui ka oma kodudes. Me hüüame sind appi koos ühe naisega, kes on elust ilma jäänud oma ema armastusest ja selle asemel pidanud palju kannatama. Issand, sina näed seda valu ja ahastust, mis jätkuvalt tema hingest vaeva teeb. Aga ta teab, et sina, Issand, oled temale ikkagi abi ja tema tugi. Palun aita seda naist, et ta ei peaks millestki ilma jääma selle ülekohtu tõttu, mis on tal tulnud läbi elada. Sina, Issand, kes sa tunned meie vaeva, kes sa oled meie valugi enda peale võtnud, aita meid. Issand, me täname, et sa oled kogudusele andnud pühakoja ja sa on nii imekaunis ja muutub veel rikkamaks. Kingi meile igatsust alati tema kellade kutsumisel siia kokku õpetada. Ära sünnita meid see igatsust taevase rõduma vastu. Ja kui meie maine rännab kord lõpule jõuab, et me siis võiksime võistlamisega
astu igavese päevase kodu isakoju uksest sisse, kus me sind ja isa ja püha vaimu kiidame ja austame igavesti. Õnnista seda püha söömaga kõigile, kes siin sinu laual koos on, leivast söövad ja karikas joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd ka tõotuse kohaselt vastu võtab. Meie issand Jeesus Kristus, sel ööl meid ära ähti, võttis leiva, tänas murdis ja andis oma jõudlikele ütles, võtke sööge. See on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast söömaaega, tänas andis neile ütles, võtke joge kõik sealt seest. See karikas on uus leping. Minu verest, mis teie ees valatakse, pattude andeks andmiseks. Nii sageli kui iganes sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Jeesuse nimel me palume. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie annaks seega, anna meile täna ja anna meile andeks seega, nagu meie andeks anname oma võlglastele. Ja saa meid kiusatusse, vaid päästa meid ära. Nii sageli, kui te seda leiba sööte ja sellest karikast joote, te kuulutate meie issanda Jeesuse Kristuse surma seni kuni ta tuleb. Issanda rahu olgu teie kõikidega. Issand ütleb, tulge, sest kõik on valmis. Thank you.
Õndsad on need, kes on talve, pulma, külma ja lõbus. Kummake, aega mind vastu võtta.ถูกแล้วหนู
meie issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri. meie eest tänatud ja ära valatud, need kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Ja kui me valguses käime nii, nagu tema on valguses, siis on meil osalus üksteisega ja Jeesuse Kristuse, Jumala Poja veri, teeb meid puhtaks kõigest patust. Jumala hea ja armne vaim saatku meid meie elu tasasele teerajale. Aamen. Täname issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Issand Jeesus Kristus, meie usta karjane ja õigust tegija, nüüd täname sind, et sa meid oma sõnalad ei ole lõpetanud ja kosutanud ning oma ihu ja vere sakramenti läbi pattudest puhastanud ja pühitsenud. Me palume sind, tundu meile sinu armu andmine kaudu abi ja jõudu, et elus ja surmas täiesti sinult omad oleme, sind ikka rõõmsa südamega teenime ja ka teisi sinu omaks hoidame, kes sa isaga ja püha vaimuga üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesti. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu.
oma ema Maarjas üles ja teine üles tõusnud Kristusest. Kunstnik Aapo Pukk on ära teinud tohutu suure töö. Need maalid on valmis. Nad on raamitud, nende peale on klaas pandud, nad on seinale kinnitatud. See kõik on tehtud. Need maalid on siin. Ma palun nüüd kunstniku siia lähemale maalide avamiseks. See päeva ühiselt mehitamine. Järelikult oli, et meie rõõmistamises ja rõõmistamises on meie rammatamine. Meie õnnistegija on öelnud, et me võiksime vaadata temale, kui ingel kord kuulutas päästesündi, ütles, vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu. Prohvet ütles, mina olen issand sinu jumal, ära vaata enese ümber. Mina aitan sind, vaata temale. Täna on koguduse ees siin palvepaikades avatud pildid, millele me võime vaadata, et mõtelda Jumala suurtele armutegudele, mis ta on teinud, lihaks saanud Kristus Jeesus, tema sündimisele, tema elule, tema kannatustele, tema võidule, tema ülestõusmisele. Kui mina Tallinna Polütehnilise Instituudi ühiselamus aastal 1972 vaikses palves olin oma elu Jumala kätte usaldanud ja sellest kirjustasin oma vanematele kirja, siis esimene vastus, mis ema minule tuli, oli see, mu poeg, kui sa tahad nüüd usus püsima jääda, siis vaata ainult Jeesusele. Me tahame vaadata temale, ei mitte oma murredele, ja siis me saame jõu kõigest läbiminekuks. Õnnistagu need maalid seda palveelu ja seda palvepaika, et me saaksime silmade ees hoida teda, kes on meie abimees, kes on ainus aitaja, kelle käest tuleb kõik hea and ja täiuslik annetus. Ja siis on iga olukorra jaoks lahendus. Täna me võtame kasutusele need maalid siin meie kirikus ja kõike pühitsetakse Jumala sõna ja palvega. Kui armsad on sinu hooned, issand Seebaot, issanda õuesid igatseb ja ehaldab mu hing, mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsalt elava Jumala poole. Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele kesa, kuhu ta paneb oma pojad, sinu altarid, issand Seebaot, mu kuningas ja mu Jumal. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis. Issand vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda Jaakobi Jumal. Aamen. Ja ingel ütles,
Maarjam, ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures ja vaata, sa jääd lapse ootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda püütakse kõige kõrgemale pojaks ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ja tema valitsusele ei tule lõpp. Need tulid Filippuse juurde, kes olid pärit Galilea Betsaidast ja palusid teda. Isa, me tahame Jeesust näha. Aga Jeesus hüüdis valjusti, kes minusse usub, see ei usu minusse, vaid temasse, kes minu on saatnud. Ja kes mind näeb, see näeb teda, kes minu on saatnud. Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka minu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus aga ütles talle, issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Aamen. Selle sõna peale ja minule ameti poolest antud meelevallaga. Ma pühitsen Pauluse kiriku uue maali, millel on kujutatud meie õnnistegija Jeesus oma ema Maarjas üles. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Ma pühitsen minule antud meelevallaga Tartu Pauluse kirikus teise maali, kus on kujutatud ülestõusnud ja võidutsev Kristus, kelle käes on kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja Jeesus ütleb, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Meie palvetame. Püha kõige väärne Jumal, sinu koda on palvekoda. Ja issand aita, et kõikide mõtete juurest me saaksime siin paigas oma mõtted suunata sinule, kõige elu allikale, meie päästjale ja meie lunastajale, meie elu alustajale ja ainsale eesmärgile, et me võiksime hoitud saada kõige kurjas käest igavesse ellu minnes. Õnnista igat palvetajat, kes tuleb, süütab siin küünla ja seisab sinu kojas. Kuule palveid ja vasta nendele palvetele oma poja Jeesuse Kristuse läbi. Ja issand, kuule veel, kui me palume sind sellesama õnnistegija õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja õnnistagu nüüd meid kõigeväärne kolmainus Jumal, isa, poeg ja püha vaim. Aamen. Kogudus tänab kunstnikku. Ma palun siia juhatuse esimehe Koit Pintmaa. Tartu Pauluse kogudus on tänulik Jumalale, et ta Aapopuki ja pühakoda kaunistama saamist.
maalid on valmis sisse õnnistatud, pühitsetud, järelikult on töö vastu võetud. Palju õnne sünnipäevaks samuti. Tänu. Ma tänan kogudust selle usalduse eest ja taevaisa usu eest. Mul oli pikk kõne plaanis, aga see oli juba ära kõneldud eelmistel öödel kuni tänaseni. Et ma tabasin korraga, mis korraga tegelikult juba mõnda aega tagasi, et ei ole ju tegemist kunstinäitusega. Et aasta aega on valmistatud 2-3 kuud enne tänast päeva pildid ei lastud enam ligi. Nad olid valmis, ära tule enam, me oleme valmis. Ja kui ma maale alustades palvetasin, et taevaisa sinu tahtmine sündigu minu elus, siis maalide lõpus ma jõudsin palveni, et saagu sina suuremaks minu sees, kui mina ise olen. Ja kui ma nägin, et ma nüüd pean hakkama piltidest kõnelema, siis ma sain aru, et mul ei ole enam otsest sidet nende piltidega. Et see voog on teie ja nende maalide vahel. Ja kui ma pääsen nende piltide juurde, siis kas teie või iseenda uue kogemise kaudu, et kui mul oli ka raskemaid hetki maalides, siis ma korraga tabasin, et ma palvetan oma maalitud Kristuse poole ja vaatan talle silma, et see on minu Kristus. Ma tänan kogudus. Meil on suur au. Need maalid on suur sündmus koguduse jaoks, aga ka sündmus tervele Tartu linnale. Meie keskel on linnapea Urmas Klaas. Palun. Hea austatud piiskop, koguduse vaimulikud ja Pauluse kogudus. Tartu Pauluse kirik on Tartu linnale väga oluline pühapalik maamärk, mille järgi Tartu linna tuuakse. Tartu linn on kaunim linn Eestis, kui teame. Ja ma mõtlen nõnda, et me väga täpselt ju ei tea, mis kiriku seikade vahel peidus on. Me tunneme kirikuid võib-olla algada maade järgi, aga mitte väga palju. Ja nüüd, kui kirikust pühakonnast väljuda, siis on hea heita pilk mõlemale poole ja võtta kaasa see jõud, mida need maalid sinu poolt siia liigituna kõigile annavad. Ja me peaksime rohkem neid kunstiteoseid, mis meie Eesti kirikutes on, ja mitte ainult altarmaalid, vaid ka laiemalt neid tutvustama, järgustama ja tõepoolest teatavaks tegema. Nii et Pauluse kogudus on siin taas eeskäija, suur tänu selle eest ja palju õnne. Ja õnnistus meile kõigile, ma esitan ka sisusutust Tartu Pauluse kirik, nii et head koostöös jätkumist, et see pühakoda ikka kutsuks nii pühapäeval kui alati ja kutsuks küla sisatakusse. Ja palju nimelises. Kõrgel tasemel maalikunst ja viimase terve 100 aasta jooksul Eesti kirikutesse tellitud, valmistatud, isegi üllatavalt vähe. Milline on tänase päeva koht kunsti ajaloos, ma palun, et kunstiteadlane Mail Jüri valgustaks meie küsimused. Austatud piiskop Kristjan Raamis, austatud kogudus, tänavu sünnipäevalaps. Teatavasti tohutu suur osa kunstipärandist on
religioosne kunst ja kunagi Eesti Kunstimuuseum tegi näituse usuline motiiv Eesti kunstis ja kuigi see polnud kaugeltki ammendav, oli see materjali rohkuse poolest ikkagi üllatav ja formiti nüüd uuel aastatuhandel on selline sündmus nagu täna küllaltki haruldane. Ma loodan, et see haruldaseks ei jää. Ja kirik ja ka kirikukunst on oma juurdega, oma väga sügavalt ta hoiab oma traditsioone, aga samal ajal ta kirik muutub koos ühiskonnaga ja muutub kunst ning kirikutes luuvad kunsti erinevad loomeesindusused. Ja siin on nüüd vastamisi kaks erinevat kunstnikku, kes on andnud sellele kirikule maale luues oma parima. Huvitav on see, et nende loome biograafid ja kes on üht-teist sarnast. Peaaegu üheealised lõpetanud ja üheealised kunstiõppingud alustanud graafikutena ja maali juurde. Aga samas erinevad kuigi lavaneja on oma altarimaalis nagu ühendanud lääne passiooni altari ida ikonostaaside eestvaldereaga, mis on võimaldanud tal esitada meie kirikutes nii tuttavat ristilöödu kuju ja kiriku nimi pühakud. See on ekspressiivses natuke eskiislikus laadis, see on nagu mälestus nendest aegadest, kui altarimaali vorm üldse kujunes. Aavo Pukk taas on meile tuntud portretistina, ta on realist. Ta idealiseerib, mida see tähendab, korrutab kujutatava sinu ja positiivsust. Ja nagu sellisena on ta meie kunstielus, eriti 90-ndatel mõjunud mõneti vastuvoolu, aga nagu ta on siiras ja ehe ja see on kunstis peamine. Tal on niisugust klassitsiseerivat jõud, mis harmoneerub selle Saarini kiriku kujundusega ja mida me tunnetame ka nendes maalides siin. Ta on lähtunud konkreetsetest modellidest, aga idealiseerinud neid niivõrd, et ei kaoks eluline veenus. Mul on olnud võimalus jälgida, kuidas ta maalib ja teda on kandnud ilus mõte sellest, et kirikust lahkuja võtab kaasa helge kuvandi Maarjast lapsega, teenäitajast ja õnnistusest. On palju inimesi, kes vajavad kiriku emotsionaalset tuge, ootavad lootuse sädet ja
ja kirik on seda andnud ja sealhulgas kunstituetus. Ma õnnitlen veel kord August Pukki ja leian, et selle maali teenimine oli väga hea teenimine. Suur tänu kõigile, kes oma osa andnud nende maalide valmimisse. Need maalid on valminud koguduse liikmete ja koguduse sõprade annetuste toel. Niisamuti valmib annetuste najal ka dokumentaalfilm nende maalide sünnist ja kes hooajalise projekti kaudu on oma osa andnud ja kellele on lubatud siis kas postkaardid või plakatid nendest maalidest koos kunstniku allkirjaga. Te võite neid juba täna kätte saada Nooruse Rannapoolt. Homme esmaspäeval kella 10-12 on kunstnik siin maali veebas. Lihtsalt on siin. Ja koguduse õpetaja ja samuti. Nii et kõik huvilised võivad tulla ja peatada, vestelda ja kui vähegi oskame, vastame ka küsimustele. Nüüd aga laulame lõpetuseks 206 õnnista ja hoida. Ja teiega issandad hõlma maalid avatud, ühitsetud, ta on siin. Ja millega on täitsed või õiguslikult väljastada. Ma tänan, et ma olen inimesed Soomar. 893. Soome inimene maa sünnitust. Elust näite, ma olen küsitavad saanud päev. Nüüd on jumal. Aga ma tänan selle kõiki paremad oli alguses ma räägin. Tänu kõne eest. Tänu veel. Jaa. Ei jää siia laulist. Ei jää. No tegelikult kohta on vaadates. Selge. Jaa. Väga tore. Ma tahaks nagu lõppu tõsta. Väga tore. Ma ei tea. Interesting.
Tänab festivaali. Küsimused tapaneme välja. Jah, tänav. Niisugused inimesed kohal, suur tänu. Ei enam ei peegelda, väga hea. Tahaks ka pildi peale minna. Kas selle... Keha oli ja siis sinu nägu oli ja sinu käed olid ja siis ma hakkasin nagu valikuid tegema. Aga siis ma jätsin nagu kõik jälle kõrvale, et läksin ikkagi oma pildi juurde. Aga nemad on need, kes Facebooki kaudu tulid. 2/30 on siin praegu. Väga tore. Aga see riigi võiks praegu, ma ise mõtlesin niimoodi, et need Facebookis üles kuulutatud, et otsi Kristuse näoga meest ja sealt olid tegelikult kõik jõngrid tulid järjest liivisid. Kujutate ette siis, mis siin hakkavad olema. Et see oli tõeliselt niimoodi. Suur tänu teile kutsele vastamast. Ja kõigile nendele, kellel on kutse antud Aapuga koos lõunat süüa, et me palume siis juba liigume sinna kõrvalruumi.